või juba tere päevast. Mina olen Kalmer Kross Eesti Ehitusettevõtjate Liidust ja alustame siis oma kevadise Buildest koolituste sarjaga ja seekord siis teeme seda veebikoolitustena. Aga sellega on see väike sissejuhatus nüüd lõppenud ja anname siis sõna Rait Pukile. No nii, tere ka minu poolt. Minu nimi Rait Pukk ja täna siis räägime teiega hoonete tuleohutusnõuetest hoonete soojustamisel ja oleme selle teema just valinud seoses hoonete energiatõhususe tõstmisega ja eks need tuleohutuse küsimused ikkagi käivad paralleelselt muu projekteerimisega ja ikkagi aeg-ajalt päevakorrale tekivad. Seda enam, et kui vaadata meie tänast tuleohutusalast regulatsiooni, mis puudutab soojustus- ja isolatsioonimaterjale, siis need suuresti pärinevad ajast, kui meil olid siis peamiselt kahte sorti soojustusmaterjalid turul, need olid siis erinevad villad, klaas- ja kivivill ning siis EPS-soojustus ja nende baasilt kunagi tehti siis see tuleohutusalane regulatsioon. Täna tegelikkuses toodete valik on oluliselt suurem ja natukene on ka siis meie regulatsioon kohanenud sellega, meie tuleohutusalane regulatsioon, aga neid lünkasid siiski on veel ja küsimusi tekib ikka päris palju. Ja see on siis see, mida me täna käsitleme. Esmalt käime läbi sellise põhilise regulatsiooni, mis on nii-öelda rusikareeglid, millega peab arvestama, kui me hooneid soojustame. Ma ei tee siin väga vahet, kas me renoveerime uusi hooneid, kas me renoveerime olemasolevaid hooneid või projekteerime uusi ehitisi. Et need põhimõtted on ikkagi samad mõlema variandi korral, et ma käin need läbi ja teises pooles ma tutvustan ka ühte juhendit, mis koostöös Eesti Puitmajaliiduga sai koostatud ja see on nüüd siis juba päris mitmed aastad olnud ka, ma arvan, et suurusjärgus vist 4 aastat olnud siis täiesti saadaval. Tema peamine eesmärk on olnud aidata korterelamute renoveerimisel lahendada tuleohutusküsimusi ja seda just siis tehasepõhiste soojustuselementidega, tehasepõhiselt valmistatud soojustuselementidega. Enda taustast võib-olla 2 sõna veel nii palju, et varasemalt olen töötanud Päästeametis erinevatel ametikohtadel, Sisekaitseakadeemias, ohutusjärelevalve õppetoolis ja täna siis toimetan tuleohutuskonsultandina viimased 7 aastat. Ja vähesel määral juba ka püüan ennast kurssi viia temaatikaga, mis puudutab samuti ohutust, aga on selline uus teema ja arvatavasti langeb ka siis tuleohutuse kapsamaale, on siis varjekohad ja varjendid ja siin on ka väike seos tegelikult hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega, mis nagu ühildub nende teemadega, mida me täna käsitleme. Aga läheme siis teema juurde ja väike ülevaade kõigepealt siis sellest õigusruumist, milles me toimetame ja mis siis paneb põhinõuded hoonete soojustuse valikule, hoonete soojustamisele. Et esimene võib-olla selline kõige olulisem õigusakt, millest me lähtume ja ma arvan, et enamusele teile ka on täitsa tuttav, on siis siseministri määrus ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Ja see on määrus, mis paneb paika kogu hoonete tuleohutuskontseptsiooni, üldised põhimõtted. Ja sellest määrusest ka natukene räägin, siis toon välja ka selliseid põhinõudeid ja põhimõtteid.
Teine oluline määrus, mis hiljaaegu sai ka uuenduse, on põlevmaterjalide ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. Ja kuidas see määrus mõjutab hoonete soojustamist peamiselt läbi jäätmete käitlemise ja läbi parkimise teemade, ehk siis läbi selle määruse esitatakse nõudeid hoone fassaadile kui hoone lähiümbruses, kas siis ladustatakse põlevmaterjali või pargitakse hooneid. Siit siis tulevad need alused. Lisaks siis eeltoodud määruseid selgitavad tuleohutusstandardid. Jällegi 2 sellist peamist tööriista ma olen siin välja toonud. Need on siis ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, sama nimega, mis ka määrus. Ja teine on siis kõrghoonete tuleohutus. Miks see on siin välja toodud? Kõrghoonetel on pisut teistsugune käsitlus soojustusmaterjalide valikul kui muudel siis hoonetüüpidel. Ja kolmandana siis tooks välja lisaks määrustele, standarditele on meil ka terve rida juhendmaterjale. See on lihtsalt siis kutsealaselt ka teil, kui tekib küsimusi näiteks puitehituskonstruktsioonidega, hoonete rekonstrueerimisega seonduvalt ja oleks vaja rohkem selgitusi saada, siis Päästeametil on üks selline hea leht või õigemini üks hea nurgake oma kodulehel, kust saab infot vaadata, kuigi seal see infokandjateni jõudmine on üsna keeruline. Peaks nagu, siin on ka toodud ringiga siis, mis järjekorras minna, et üks süke lingik on taotleja kooskõlasta, sealt leiab juhendid ja juhendid projekteerijatele. Ja seal on siis terve hulk erinevaid juhendmaterjale, nende hulgas ka siis juhend, millest lõpus natuke põhjalikumalt räägime, on korterelamute renoveerimine, teha selliste fassaadelementidega. Aga ka muid juhiseid siit leiab ja ma arvan, et üht-teist saab selgemaks ka, kui sealt neid lugeda. Aga läheme siis teema juurde, et nii nagu ma korraga mainisin, siis meie regulatsioon pärineb ajast, kus peamised sooja isolatsiooni materjalid olid erinevad mineraalvillad või siis EPS-soojustus ja võib-olla kõige suurem selline kolmas soojustuse grupp, mis on meile tulnud, ehk siis see võib-olla veel kui samm tagasi, siis see oli nagu äärmusest äärmusesse, et kui mineraalvillad on siis isolatsioonimaterjal, mis ei põle, ei sula, ei tilgu, siis teine äärmus on siis EPS-soojustus, mis väga intensiivselt põleb, eriti veel kui ta on katmata kujul, ta sulab, ta tilgub ja levitab tuld üsna intensiivselt. Et need olid need 2 äärmust, mille siis tingimustes kujunes välja meie varasem regulatsioon, aga tänaseks on ka üsna jõuliselt turule tulnud erinevad vahu baasil soojustuslahendused. Need on siis, nimetame reeglina PIR või purvahud. Ja nende omadused või käitumine tulekahju tingimustes nüüd on suures pildis küll võrdsustatud EPS-i toodetega, kuid oma olemuselt nad siiski käituvad erinevalt ja käituvad siis nende purvvahtude kasuks selles mõttes, et nad tulekahjus oluliselt üldjuhul tuld ei levita ja nad ei sula, ei tilgu, see on siis reeglina või üldjuhul. Nii et need on sellised 3 peamist soojustusmaterjalide liiki, millega me puutume kokku hoonete soojustamisel ja siin kõrval lihtsalt on üks pilt toodud sellisest soojustuse lahendusest hoones. Võib-olla kui nüüd lähemalt vaadata, siis on paremini näha, et meil on siis 3-korruseline hoone, mis on osaliselt soojustatud EPS-soojustusega, osaliselt on ta villaga, mis on kaetud tuuletõkkeplaadiga ja see hoone siis kaetakse tõenäoliselt kõik puitlaudisega. Ja see on siis selline näide lahendusest, mida täna tegelikult teha
tänase regulatsiooni järgi ei tohi. Ja miks, sellest siis kohe ka natukene lähemalt. Kui me räägime tuletundlikkusest, ma tõin siia veel ühe sellise näitliku tabeli, kuna tõenäoliselt siis teisel pool kaamerat olijatel on erinev kokkupuude selle tuleohutuse teemaga ja ka tuletundlikkuse teemaga, et ma tuletundlikkuse kontekstis väga palju räägin tuletundlikkuse klassidest. Ja need klassid on siis A, B, C, D, E ja F-klassist ma ei räägi, sest F on tegelikult ilma klassita ehitustoode. Ehk siis A kuni E on siis need klassid, mis soojustusele antakse. Ja vastavalt siis A-klass on mittepõlev materjal ja E-klassi materjal siis on väga kergesti põlev, tuld levitav ja tilkuv, nii et selline ampluaa siis nendel on. Kuidas me teada saame, millisel materjalil milline tuletundlikkuse klass on, siis see on alati kaasas toote juhistega ja toote dokumentatsiooniga. Kui veel korra võtan pildi tagasi, siis reeglina on ka nende toote pakendite peal ära näidatud toodete põhiomadused. Ükskõik, kui te vaatate villapakki või epsipakki või ka pirripakki kuskil kaupluses, siis tõenäoliselt sealt leiate ka juba toodete tuletundlikkuse klassi, sest ehitustoodetel see on enamasti üks kohustuslik valdkond, mis deklareeritakse toodete puhul siis ära. Ja kui nüüd minna võib-olla siis teemasse sisse, et ma mõtlesin, kuidapidi ma seda teemat käsitlema hakkan ja mõtlesin, et tulen nagu ülevalt allapoole, et hakkan pihta katustest, kõige lihtsamatest olukordadest ja siis jõuame järjest hoonete muude hooneosadeni välja. Ja hakkaks siis tulema nii-öelda, et üks levinumaid, vähemalt tiheasustustes üks levinumaid selliseid katuselahendusi on lamekatused ja lamekatuste soojustamisel siis mõningad momendid, mida peaks silmas pidama. Kõigepealt siis olen eraldi välja toonud kõrghooned. Kõrghoonete puhul siis sõltumata sellest, kas me soojustame hoone seinu või lage, tuleb valida mittepõlev soojustus. See on siis täna selline regulatsioon, mis on juba viimased, põhimõtteliselt ongi nii-öelda aegade algusest, et Eestis ma ei tea kõrghooneid, mis oleks soojustatud põlevate soojaisolatsiooni materjalidega. Et erandiks siin on loomulikult sokli osa, mis on maa sees, aga kõik, mis on maapealne, siin tuleks siis valida mittepõlevad soojustusmaterjalid ehk siis üldjuhul mineraalvillad. Aga muude hoonetüüpide puhul, kui me räägime lamekatustest siis, ja põlevast soojustusest, siis täitsa levinud lahendused on meil sepsi ja pirrsoojustusega katuse soojustamine. Üldine reegel on siis see, et villalahendused sobivad alati, aga tuleohutuse vaatest. Aga mida siis peab silmas pidama, kui me kasutame põlevaid soojustusi, mida siis klassifitseeritakse klassidesse C kuni E. Esimene asi on siis need katused nendel katustel tuleb ära tsoneerida põlev soojustus selliselt, et tule levik soojustuse sees ei saa olla suuremal alal kui 800 ruutmeetrit. Ehk siis näiteks siin allpool pildil on mul toodud üks katuse plaan selliste punaste joonekestega. Ehk siis selline katus saaks olla, siin on siis nagu tinglikult need punased jooned on siis EPS-i katkestused, kus siis EPS-soojustus asendatakse vähemalt poole meetri ehk 500 millimeetri laiuselt mineraalvilla ribadega. Ja see on siis selleks, et tsoneerida võimaliku tulekahju korral seda tulekahju ulatust, et see ei oleks suurem kui 800 ruutmeetrit. Varasemalt, võib-olla kes mäletab, oli see regulatsioon meil oluliselt leebem. Üks tsoon võis olla kuni 2400 ruutmeetrit.
Miks ta muudetud on, sellele mul head vastust ei olegi, lihtsalt ühest hetkest oli 800 ruutmeetrit ja niisugust väga sügavat selgitust selle juures ei olegi. Tõenäoliselt on asi selles, et mingi periood meil oli neid katuse tulekahjusid üsna palju ja lihtsalt selline konsensuslik kokkulepe tehti. Nüüd kasutades veel põlevat soojustust on oluline teada, eriti kui see on paigaldatud siis metallist profiilplekile, ehk siis kui on kandev profiilplekk terasfermide peal, siis kui me selle peal kasutame põlevat soojustust, siis tuleb takistada ka tulelevik soojustuse sisse ruumi sisetulekahjust või siis hoone välisest mõjurist. Võib see olla siis mingisugune rakett või päikesepaneel või mis iganes siis katusel võiks süttida, et selle siis põleva soojustuse sisse peaks see tulelevik olema tõkestatud. Mida see tähendab? Üldjuhul see tähendab siis seda, et see põlev soojustus nii-öelda kapseldatakse kahe mittepõleva villakihi vahele. Ja siin on siis oluline välja tuua see, et katuslagede puhul, mida peaks teadma, et varasemalt oli meil regulatsioonides siis selline nõue või soovitus, et esimene villakiht, mis on selle profiilpleki peal, et see pidi olema vähemalt 50 mm. Täna on standarditesse toodud välja 70 mm. On siis selle esimese villakihi miinimumpaksuse nõue, mille peal saab olla siis PIR, kas PIR või EPS-soojustus või muu soojustus, mis siis on põlevmaterjalina käsitletav. Selle paksus on siis vastavalt nii, nagu see vajalik on. Reeglina antakse ka EPS-i soojustusega ka kalded katustele. Ja selle peal siis omakorda peaks olema enne katuse katet mittepõleva soojustuse kiht, mille paksus peab olema vähemalt selline, nagu on katsestandardis välja toodud. Katsestandardis reeglina on siis selle katuse katte alune villakihi paksus 50 mm. Mis jälle nagu natukene, ma näen seda, et sellega eksitakse üsna palju, et varasemalt oli siis selle mineraalvillakihi paksus aktsepteeritav 30 mm. Nii et natukene need paksused on muutunud. Aga üks oluline moment, mida siinkohal välja tooksin, on see, et see ei ole alati nii, et meil peab olema siis see soojustus kahe villakihi vahele kapseldatud, vaid on ka olukordi, kus siis soojustuse tootja on koos katuse kattega ära katsetanud oma tootelahenduse ja katset protokollist saab välja lugeda näiteks, et näiteks põleval soojustusel ei olegi nõutud villakihti, kas allapoole või ülespoole, siis ehk siis sellisel juhul on katetatud terve katuse konstruktsioon ja see peaks tulema siis välja katseraportist ja sellisel juhul me võime käsitleda neid villakihte siin kas väiksemate väärtustena, nii nagu on katseraportis toodud, või ei ole neid üldse vaja. Et see siis peab tulema välja toote paigaldusjuhendist. Et reeglina on siis sellisel juhul koos katsetatud katusekatte ja soojustus ning soojustus ja ka see profiilplekk, et on antud siis nendele need väärtused. Lamekatuste puhul võib-olla rohkem mul ei olegi välja tuua. Teine siis selline katuste soojustamise temaatika on pööningud. Pööningute soojustamisel, mida siis peaks teadma? Meil on ka päris palju selliseid nišisoojustusi, mida küll massiliselt ei kasutata, aga siiski on erinevad tekstiilsete materjalide jäätmete baasil tehtud isolatsioonimaterjalid, kasutatakse ka
Olen näinud ka villa baasil, lambavillas tehtud soojustusplaate ja nii edasi. Et pööningute soojustamisel me peaks seda teadma, et kui meil ikkagi on tegemist kortermajadega, suurte pööningutega, siis on piirangud ka soojustusmaterjalide kasutamisele just selle tuletundlikkuse vaatest. Ja reeglina siis need alternatiivsed soojustusmaterjalid on madalama tuletundlikkuse klassiga kui klass B ja pööninguid üldjuhul siis peaks soojustama just vähemalt klass B tingimustele vastava isolatsioonimaterjaliga. Tavapäraselt on need puistevillad pööningutel, mis on siis üldjuhul klassist A2, on nad siis klaasvill või kivivill. Mida on oluline teada, et saab ka kasutada tuletundlikumaid isolatsioonimaterjale pööningu soojustamiseks, kuid sellisel juhul jällegi selle üks eeldus oleks selle põleva soojustuse katmine kattekihiga, näiteks mineraalvilla kihiga, mis siis takistab võimaliku tulekahju korral siis soojustuse sisse tulelevikut. Ehk siis reeglina pööningu soojustus on vähemalt klassist B ja kui ta on madalama tuletundlikkuse klassiga, ehk siis kui ta süttib kergemini kui klass B materjal, siis ta peaks olema kaetud vähemalt A2 klassi materjaliga ja oluline on siis see lahendus olla veendunud, et see ei soodusta tulelevikut pööningul. Korra siia alla ma tõin sisse nagu ka sellise mõiste nagu TP1, TP2 klassi hooned. No ma ütleks niimoodi, et enamus kortermajadest ja sellisest suuremast hoonestusest ongi meil TP1 või TP2 klassi hooned. TP3 klassi hooned reeglina on eramud ja need piirangud eramutele, mis on TP3 klassist, siis nendele ei laiene. Et siin on ka see välja toodud. Nii et TP3 klassi hoonetes, kui me näiteks soojustame eramuid pööningul, siis võib kasutada ka muid isolatsioonimaterjali. Siin on ka näiteks toodud siis E-klassi isolatsioonimaterjalid, mis on siis kas tselluloos või tekstiilkiududel. Neid on lubatud siis sellisel juhul ka pööningul kasutada. Aga siin on üks oluline moment, mida peaks tähele panema. Näiteks kui me kasutame tselluvilla, ma toon selle nagu momendi siin välja. See on küll aastaid tagasi juba, aga Soomes üks arendus, kus järjest tekkisid tulekahjud uusarenduses peale nädalavahetust ja tüüpiliselt siis nädalavahetusel tehti sauna ja nädala alguses siis tekkis tulekahju pööningul Korstna piirkonnas. Ja miks see nii oli, kuna tselluvill on selline süttiv isolatsioonimaterjal, mis hoiab endas seda nii-öelda sädet üsna pikka aega, enne kui see jõuab uuristada sellise koridori, kus ta saab ka õhku ja põlema süttib. Et siis see just oli see põhjus, miks tulekahjud tekkisid mitte sauna kütmise ajal, vaid peale pikemat aega peale sauna. Ja probleemiks oli siis oli see, et uued hooned on katuslae soojustusega selliselt, et isegi mitte katuslae pööningu soojustusega selliselt, et see soojustuse paksus on 40 cm, 60 cm, aga korstnaid, eriti just metallkorstnaid, tuleb silmas pidada, et neid katsetatakse, nende omadusi katsetatakse selliselt, et nad läbivad soojustust, mille paksus on kuni 20 cm. Ja mida see tähendab või milles see probleem siis seisneb, kui korsten on läbi vahelage, mille paksus ja mille soojustus ulatub korstnani ja mille paksus on üle 20 cm, siis see korstnalõik ei saa jahtuda pööningule ja kui ta ei saa jahtuda, siis ta hakkab selle soojustuse ulatuses üle kuumenema. Ja just selles kohas, kus ta läbi vahelage, võib tekkida selline olukord, et ta läheb kuumemaks kui tohiks ja mis tõttu võib mingi aja jooksul kanduda see kuumus üle kas soojustuse sisse või hoone puitkonstruktsioonidele. Ja selleks on ka siis just Korstna ümbruses välja pakutud üks selline lahendus, kus
korstna ümber jääb sisse nii-öelda nõnda nimetatud väike külmasild või selline koht, kus see soojustus, mis on vahelaes, on õhem. Kasutatakse loomulikult A-klassi soojaisolatsiooni materjale ja korstna ümber siis tekitatakse selline raam, mis ei lase soojustusvillal, puiste villal vajuda vastu korstenit, vaid säilitab siis sellise tuulutusvahe, mis on vähemalt 5 sentimeetrit korstna ja ülejäänud soojustuse vahel. Nii et see on oluline moment, kui te kas või oma kodupööningut soojustate. Ja kui te teete seda siis veel enam, kui teete seda isolatsioonimaterjalidega, millel on madalam tuletundlikkuse klass kui klass A. Soojustamisest veel siis viilkatusega hooned, et kui me võtame kasutusele pööningu ja soojustame pööningu ja võtame ta kasutusele mingi ruumile, anname talle mingisuguse kasutusfunktsiooni, siis üldised põhimõtted, kui jällegi me ei räägi siis TP3 klassi eramutest, vaid räägime muudest hoonetüüpidest, siis üldiselt puitsarikate vahel tuleb kasutada A-klassi soojustust ehk mineraalvillasid. Oluline on tähelepanu pöörata ka sellele, et kui me säilitame selle olemasoleva katuse ja seestpoolt soojustame ja paigaldame ka tuuletõkkeplaadi sinna sarikate vahele, siis see tuuletõkkeplaat peab olema, või ka tuuletõkkekangas, peab olema vähemalt B-klassist ehk siis materjal, mis iseseisvalt ei põle. Ehk siis see sarikate vahel, see kombinatsioon saaks olla siis mittepõlev soojustus ja ka tuuletõkkeplaat, mis iseseisvalt ei põle. Põlevat soojustust tuulduvas konstruktsioonis, mida siis ka katuse konstruktsioon on viilkatuse puhul, tuleb kasutada üldjuhul siis B-klassi materjale. Erand on ainult siis TP3 klassi eramud. Ja veel kord siis rõhutan seda, et eraldi tuleb lahendada korstna läbiviik sellise puhul, et see pilt on nagu tegelikult niisugune tuleohutuse vaatest selline halb näide siin, kus meil pööning on soojustatud vahtplastiga, see on veel siis ka nii-öelda ilma katmata kujul nagu siis lahtiselt siin. Et reeglina siia alla siis tekib kaitsekiht, on see siis kipsplaadi näol või mõne muu ehitusplaadi näol, mis vähemalt 15 minutit kaitseb eramus näiteks põlevat soojustust, kui midagi peaks juhtuma. Siin kõrval on ka üks pilt ühest tulekahjust ja miks ma selle panin siia on siis see, kus see lihtsalt näitlikustab seda, et kui meil hoone tuulutuskoridoris, kui me kasutame näiteks tuuletõkkeplaati, mis iseseisvalt põleb, antud juhul siin siis oli kasutatud tollel ajal üsna levinud tuuletõkkeplaati, mis oli Pärnu viisnurga toode, hilisemalt teda isoplaadiks vist nimetati, et see on materjal, mis üsna hästi põleb ja levitab tuld ja ta on sobilik tegelikult TP3 klassi eramutesse, aga mitte siis suurematesse hoonetesse. Nii et tuulduva katuslaa soojustuse siis üldine rusikareegel on siis mittepõlev soojustus, mittepõlev tuuletõkkeplaat. Mida olen kohanud kitsastes oludes, just kitsastes oludes selles mõttes, et olemasoleva pööningu kasutuselevõtt reeglina seab teatud piirangud juba ka soojustuse valikule, ehk et üritatakse võimalikult vähe katuse konstruktsiooni nii-öelda sissepoole kasvatada, et lisada soojustust. Reeglina siis sarikad on 150-sed, 200-sed. Kui sinna veel tuuletõkke panna, et siis seda soojustust mahub sinna üsna vähe ja üldiselt soovitakse kasutada siis efektiivsemate omadustega soojustust, mis reeglina on erinevad vahuplaadid. Et olen kohanud selliseid, need on siis nüüd nagu erisused, seda täna ükski õigusakt ega standard ega norm ei reguleeri. Aga olen kohanud ka selliseid lahendusi, kus siis näiteks need pirvahuplaadid, mida
soovitakse lisada katusesoojustus. See on 2 kapselduse vahel nii-öelda, ehk pealtpoolt neid pirplaate katab siis tuulutuskoridoris tuuletõkkeplaat, mis on mittepõlev. Reeglina on ta paksem kui tavaliselt, need on siis vähemalt 3-sentimeetrised tuuletõkkeplaadid. Teinekord on seal peal ka veel 10 sentimeetrit näiteks siis mingisugust mineraalvilla ja sealt edasi tuleb siis pirsoojustus 10 või 15 sentimeetrit, mis omakorda on kaetud altpoolt siis näiteks kas 2-kordse kipsplaadiga või muul viisil selliselt, et tulelevik sinna soojustuse sisse on katkestatud või tõkestatud. See on nüüd lahendus, mis ei ole kuskil kajastust leidnud, ta päris kooskõlas kehtiva regulatsiooniga ei ole. Aga no ma arvan, et see võiks olla selline kapseldatud põlevsoojustus, võiks olla selline mõistlik kokkulepe kitsastes oludes, mida siis kas päästekeskusega või tuleohutuskonsultandiga arutada. Aga nende erisuste puhul peaks kindlasti seda ka siis spetsialistiga üle hindama. Siis üks selline võib-olla soojustuse teema on siis ruumide soojustamine seestpoolt. Et seda ma teinekord näen vanade hoonete renoveerimisel, kus küll pannakse õhukesed kihid, seal on vahtusid, on seal 2-3, reeglina 3 sentimeetrit, villasid reeglina kuni 5 sentimeetrit sissepoole lisatakse, et piiretele anda soojapidavust juurde. Mida sellisel juhul peab teadma? Siin on nüüd 2 pilti mul toodud. Üks pilt on siis Tallinnas, Kadaka teel üks kauplus, mida ausalt öeldes, kui ma sinna sisse astusin, siis ma olin üsna nagu ehmatanud, et sellist pilti ei tohiks mitte üheski kaupluses avaneda, sest selle kaupluse lagi on kõik, siis on kaarhall, mis on seestpoolt kaetud EPS-plaatidega, millel puudub igasugune kate peal, see ongi puhas EPS. Ehk et kui mingi süttimine või midagi peaks juhtuma, siis see on nagu üliohtlik lahendus. Ehk soojustus on paigaldatud selliselt, et tal puudub peal igasugune kaitse või kattekiht. Üldine nagu põhimõte on siis see, et kui ruumi soojustatakse seespoolt või kui ka on näiteks puitkarkass hoone, mille vahel, elamu näiteks, mille vahele paigaldatakse siis vaht. Täna on neid siis erinevaid vahuplaate võimalik panna, on vahtu pritsida võimalik, siis selline lahendus peaks olema seestpoolt kaitstud ehitusmaterjaliga, näiteks kipsplaadiga, selliselt, et selle toote, mis seda seestpoolt katab, ülesanne on kaitsta vähemalt 10 minuti jooksul, ära hoida seda esmast süttimist sellel soojustusel. Ja see on siis nagu üldine reegel. Nii et see, mis siin ülemise pildi peal on, sellist lahendust nagu ei tohiks kohata mitte kuskil. Ja nüüd, kui nüüd mõelda seda, et see ehitustoode peab kaitsma 10 minuti jooksul siis soojustust süttimise eest, siis üks selline huvitav vastuolu, mis on tekkinud täna saunaruumid ja poodi minnes täitsa saunasadu ja on ka analoogseid tooteid veel, on suurusjärgus 3 sentimeetri paksune piirsoojustus, millel tootejuhiste järgi või tootedeklaratsiooni järgi on E-klassi tuletundlikkus. Aga saun ikkagi seespoolt soojustatakse, üsna palju tahetakse seda Kingspani või siis mõne muu tootja siis sooja-isolatsiooni kasutada, mis on just sauna jaoks mõeldud. Siis kui see soojustus, mis on klassist E paberite järgi, tuleb katta kattekihiga, mis tagab 10 minutit kaitset vähemalt, siis nagu saunalaudis selleks ei sobi, kui võtta nüüd normi sõna-sõnalt, et reeglina siis saunalaudis on selline sentimeetri paksune laud nagu ja ta ei taga sellist kaitset. Et seal peaks nagu olema siis kas mingi kipsplaat või midagi veel enne peal. Aga mis ma nagu oma praktikast nüüd olen, seda tuleb ette, minul on tulnud just kortermajades, kus on saunad sisse tehtud, siis me oleme saanud siiski Päästeametiga kokkuleppele, et kuni see 3 sentimeetri paksune, just spetsiaalne toode, mis on saunaruumi jaoks mõeldud, et see on ka aktsepteeritav
lahendus siis sauna seestpoolt soojustamisel. Aga muudel juhtudel siis, kui ma näiteks tubasid või muid ruume nagu seestpoolt mingil põhjusel täiendavalt soojustan, siis see peab olema kaitstud siis kattekihiga, mis annab vähemalt 10-minutilise kaitse. Ja nüüd võib-olla me jõuame siis kõige nagu levinuma teema juurde, mis on siis hoonete välisseinte soojustamine ja siin ma siis tooks välja jälle sellised momendid, et kõigepealt siis üldine regulatsioon, mis täna tuleneb meil õigusaktidest, on siis selline, et kui me soojustame kõrghooneid, siis kõrghoonetes jällegi välja arvatud soklid, kõrghoonetes siis me peame kasutama mittepõlevaid soojaisolatsiooni materjale ehk siis mineraalvillasid. Samuti on täna selline huvitav regulatsioon, et hooned kõrgusega üle 22 meetri, siis kuni 22 meetrit, see on siis üsna kõrghoone piiri peal olevad hooned, aga nad ei ole veel päris kõrghooned, siis selle regulatsiooni järgi umbes viimane korrus või viimased 2 korrust peaksid olema mittepõleva soojustusega. Ja miks selline asi on normides, nii palju kui ma olen uurinud ja aru saanud, on siis see, et see 22 meetrit loetakse selliseks päästemeeskonna võimekuseks fassaadi tulekahju kustutada ilma või siis kasutades eri vahendeid, et see on enam-vähem selline tagatud kõrgus või kättesaadav kõrgus. Üle selle on siis tule kustutamine, fassaadi tulekahju kustutamine päästemeeskonnale oluliselt keerukam, üle 22 meetri. Ja siit siis on see tingimus A2 klassi materjalide kasutamiseks. Oma praktikast, kuna see piir on nagu väga tuleohutuse mõistes nagu väga ebamugava koha peale tõmmatud, et siis ta ei ole päris kõrghoone veel, kus niikuinii on nõutud mittepõlev soojustus. Et siis oma praktikas me oleme ka saanud nii-öelda kokkuleppele, kui me oleme kasutanud näiteks põlevat soojustust selliste hoonekonstruktsioonide puhul nagu raudbetoon sandwich-paneelid, näiteks kus siis samamoodi see soojustus on kapseldatud 2 betoonikihi vahele, nii et ei ruumi sisetulekahju ega ka hoone väline tuli ei mõjuta sellele siis tule juurdepääsu, juhul kui on need tuletõkestused, katkestused kenasti tehtud. Ja üks selline rusikareegel, mida siis alati võiks või peaks meeles pidama, kui me ei räägi just eramutest jälle, siis puit... Hakkas kajama? Nii, ma küsin... Nii. Ahah, saalist on küsimus. Kuidas ma seda teen? Okei, nii, sorry jah, et ma küsin vahele küsimuse, mis on siin tulnud. Aleksander on küsinud kõrghoone korruses alates mis korrusest? 6 korrust, 7 korrust ja seintes üldse pole lubatud pirr-purr, isegi tuletõkke katikutega. Ainult vill, kui näiteks raudbetoon monoliitseinad, mille peale pannakse soojustuse peale pluss viimistus. Kas monteeritavad betoonist sandwichid pirr-purr soojustusega muidu on okei, kuna väliskoorik on betoonist, kuna nendest tehakse kõrghooned. Ma ei tea, kui hästi see küsimus oli arusaadav. Jah, küsimus oli arusaadav täiesti. Kõrghoone kriteeriumid meil on siis selliselt, et varasemalt oli rusikareegel, et 8 korrust, alates 9. korrusest käsitletakse hooneid kõrghoonetena. Ja siis täpsustus on selline, et kõrghoonena käsitletakse hoonet, mille viimase korruse põranda tasapind on siis maapinnast kõrgemal kui 24 meetrit või katuse tasapind, viimase korruse katuse tasapind kõrgemal kui 28 meetrit. Ehk need on need kriteeriumid, millest alates on tegemist kõrghoonega. Ja kõrghoonete puhul on
see põhimõte, et kõik ehitusmaterjalid, mis on hoonesse pandud, on mittepõlevad ehitusmaterjalid. Paraku see täna nii on. Mingeid arenguid olen ma kuulnud, mis puudutab kandekonstruktsiooni ja siis selliste madalamate kõrghoonete puhul, mis oluliselt seda eelnevat kriteeriumit ei ületa, on siin täna juba ka räägitud, et kasutada osaliselt kas seinakonstruktsioonis puitkarkassi näiteks, mis on jällegi kapseldatud villakihtide vahele, midagi sellist. Aga üldine põhimõte täna mina ei tea ühtegi kõrghoonet, mis oleks ehitatud viimase 20 aasta jooksul, kus oleks kasutatud põlevaid soojaisolatsiooni materjale. Mida ma tean, on olnud mõned hoonete renoveerimised, reeglina need on väikelinnades veetornid, mis on kõrgemad kui üldine hoonestus. Ja seal olen küll kohanud ka põleva soojustusega lahendusi. Kas või miks see nii on tehtud, seda ma ei oska kommenteerida, aga täna, kui me ka kõrghoonet renoveeriksime mõnda, siis see tingimus ikkagi on siin mittepõlevad soojaisolatsiooni materjalid ehk siis villad. Sealhulgas ka katuse soojustusena, et seda küsitakse väga palju, et järsku katuse osas siis saaks mingit erisust, aga tänane seis on ikkagi, see regulatsioon on hästi hoitud kõrghoonete osas selliselt. Ja kui nüüd vaadata ka tulekahjusid, mis on toimunud, mingi periood oli kohe järjest tuli, see hakkas minu jaoks esimene selline häirekell oli just see Grenfell Tower, kui guugeldate võib-olla siis näete, kus päästjatele täiesti siis selline olukord, mida neil on ülimalt keerukas kustutada, sest tavaliselt päästjad tulekahju kustutavad selliselt, et tuld kustutatakse hoone seest väljapoole, ehk tuli saab alguse hoones sees. Seal siis oli olukord, kus tuli sai alguse hoones sees, levis hoone fassaadile ja levis üle terve hoone fassaadi ja sellist tulekahju kustutada on väga raske ja keerukas. Ja mis olid need võtmesõnad, oli siis mitte ainult soojustus, vaid siis see on siis soojustuse ja fassaadikatte kombinatsioonid on need, mis siis võivad kas oluliselt soodustada tulelevikut või tõkestada tulelevikut. Ja see on nüüd küll see koht, kus siis ka nii arhitekt kui ka tuleohutuskonsultant, kui ta on meeskonda kaasatud, peavad läbi mõtlema, kui kasutatakse materjale, mis võivad tuld levitada, et kuidas tulelevikut fassaadil või siis fassaadi tuulutuskoridorides siis tõkestada. Aga üldiselt siis reeglid veel, kui tulla tagasi, on puitkarkassiga nii välisseinad kui ka puitkonstruktsioonis hooned, kui ka soojustuselemendid, mida hoonetele paigaldatakse, et kui need on sellise puitraamiga, puitkarkassiga, siis see juba üldiselt dikteerib selle, et seal sees kasutatakse mittepõlevaid soojaisolatsiooni materjali, selle katteks, tuuletõkkeks kasutatakse mittepõlevat või vähemalt B-klassi tuuletõkkeplaati. Ja erandiks on siis, nagu siin ka on välja toodud, on need TP3 klassi eramud või sellised madalad hooned. Ja üks teema siis, millele peab ka tähelepanu pöörama, on need tuuletõkkekangad, mida kasutatakse, et päris palju ka on nii-öelda ära jäänud või asendatakse seda klassikalist tuuletõkkeplaati mingisuguse tuuletõkkekangaga. Et ka nendel on erinevad omadused ja on tooteid, millele on siis see tuletundlikkus deklareeritud. Klass B on tooteid, millel on ta, valdav osa tooteid on klassist E, ehk siis tuletundlikumad, kui nad olema peaks. Et siin peab siis hästi palju tähelepanu pöörama sellele, et kus ja millises konstruktsioonis me neid kasutame. Lisaks on siis meil kõrghoonetele on põlevsoojustus välistatud meil normide järgi sellistes hoonetes nagu lasteaiad ning ravi- ja hoolekandeasutused, kui nad on enam kui 2-korruselised. Ehk 1-korruseliste hoonete puhul on see lubatud, enam kui 2-korruseliste puhul mitte.
ja koolid on siis kuni 3-korruselised hooned, kus on lubatud põlevsoojustus, sealt edasi 4 ja rohkem tuleb kasutada täna siis mitte põlevat soojustusmaterjali. Ja veel kord rõhutan seda siis, et see regulatsioon, see on nagu siis tänane kehtiv regulatsioon, et kui selle soojustuse, näiteks piirsoojustuse ohutust ikkagi tõendatakse ära ka kõrgemal hoonel, siis see ei ole nagu siis selline lõplik välistus, aga üldjuhul siis me selliste hoonete puhul peame arvestama mittepõleva soojustusega. Sama lugu on puitfassaadidega hoonetes. Jällegi, kui nende kõrgus on enam kui 2 korrust, ehk siis kui nad ei ole TP3 klassi hooned, eramud. Ja mis on meil oluline siis, et põlevsoojustus ei tohi olla tuulduvas konstruktsioonis katmata kujul. Põleva soojustusega siin võiks isegi võrdsustada ka tuuletõkkeplaadi siis, et nii põlevsoojustus kui ka tuuletõkkeplaat, et ei tohi olla tuulduvas konstruktsioonis. Siin on siis mõned näited, et kus näiteks siis kõige parempoolsemal pildil on põleng saanud alguse väiksest süüteallikast fassaadi kõrval ja siin ta on siis tuulutuskoridoris levinud põhimõtteliselt terve fassaadi kõrguses. Vasakul pool on toodud pildid ühest Rootsi ühiselamu põlengust, kus esimene pilt on termokaamera pilt, kui päästjad jõudsid sündmuskohale, kus termokaamerast on näha, et tuli on siis see heledam osa on siis nii-öelda kuumuse levik. Tulekahju sai alguse, kui ma õigesti mäletan, 3. korruse ühiselamu toast, kus tehti siis süüa ja köögikubust nii-öelda levis ventilatsiooniga fassaadi ja sealt mööda fassaadi tuli ta siis ülevalt poolt alla, tuli liikus fassaadis ülevalt poolt alla, mis nagu tundub ebaloogiline, aga paraku ta nii on ja tegelikult lõpptulemus on siis näha kõrvalpildi peal, kus hoonest ikkagi jäid järgi nagu põhimõtteliselt varemed. Tegemist oli siis puitkarkassi ehitisega ja seal on siis väga oluline just jälgida seda, et kõik need tuletõkestused, mis on planeeritud, et need ka peaksid ja toimiksid. Et siin antud juhul siis selle termopildi pealt on juba näha, et need tuletõkestused, mis on tehtud, mingil põhjusel ei pidanud, vähemalt siis mingites piirkondades ja see oli ka sihuke halb tulemus siis sellel. Mis siis veel olulised momendid, kui ma nüüd arhitektina hoone projekteerin või siis renoveerin, rekonstrueerin, siis mis on need momendid, millele ma peaksin kohe alguses tähelepanu pöörama, et mis jällegi mõjutab hoonet, ehitusmaterjalide, sealhulgas siis viimistluse, välisviimistluse ja soojustuse valikut, et number 1 siis hoonetevahelised kujad, et tiheasustuses meil ikkagi tuleb seda ette, kus hooned on teineteisele ligemal kui 8 meetrit. Teine teema on siis jäätmete kogumine, et kui vanasti meil oli 1 prügikast kuskil aia nurgas, siis täna neid on 4 või 5 ja neil tuleb järjest rohkem ruumi leida. Me sorteerime prügi ja mis veel, prügikonteinerid on plastikust, mis tegelikult samamoodi on, ka need konteinerid ise on põlevad, et vanasti olid metallkonteinerid, need olid täitsa hästi, hoidsid tuld endas kinni, aga täna plastikkonteinerist, kui see põlema läheb, siis jäävad järgi ainult metallraam ja rattad ja kogu lugu, et põlevad päris kenasti. Nii et kui prügi ja jäätmete kogumine on hoonele ligemal kui 4 meetrit, on jällegi fassaad, see, mida me peame eraldi, selles piirkonnas vähemalt fassaad, mida me peame siis vaatama, mis me sellega ette võtame. Samuti siis parkimine, kui parkimine on hoonele ligemal kui 4 meetrit, mis on jällegi probleemiks kõige rohkem just rekonstrueeritavate ja soojustatavate hoonete puhul. Et mida ma julgen väita, et väga paljudel juhtudel ei võeta arvesse, et näiteks seesama EPS-iga soojustamine korterelamutel, siis väga sellele tähelepanu ei pöörata küll, aga
hea on see siis, et kui see EPS on nagu lõpuks krohviga kaetud, siis see võimalik süttimine on üsna madalaks viidud. Aga mis selle oluline moment on sellise soojustamise juures, kui me soojustame just EPS-plaadiga hooneid, siis see on päris suur risk, mida meil ei ole arutatud väga palju ja risk on siis mis, et see hetk, kui hoonet soojustatakse, kui hoone on kaetud juba 70-80% EPS soojustusega, siis sellel hetkel on see hoone kõige haavatavam tuleohutuse vaatest, sest see EPS on avatud kujul, ta ei ole krohviga kaetud. Kui nüüd mõnes korteris juhtub tulekahju samal ajal, mis aknast välja tuleb, või siis kui juhtub olema mingi süüteallikas selle fassaadi läheduses, mis selle EPS-i süütab, siis see võimaldab sisuliselt tulekahju, mis võib levida ümber hoone terve perimeetri. Ja mis see kõige suurem riskikoht on selle juures on see, et kui me hooneid rekonstrueerime, siis seal inimesed samal ajal elavad sees. Ja kui see juhtub öisel ajal, siis see on üsna suur probleem. Nii et see on nagu selline moment, mis ütleme tuleohutuse vaatest räägib just nende villapõhiste lahenduste kasuks rekonstrueerimise puhul. Siis mida ma veel eraldi välja tooksin, on horisontaalse paigaldusega soojustus, mida kiputakse ka ära unustama. Et mida see tähendab horisontaalse paigaldusega soojustus, kui me vaatame näiteks autoparklaid, mis on välisõhule avatud, et nende soojustamisel tihti on see mure, et iga sentimeeter loeb, et see parkla oleks ikkagi ka vähemalt 2,10 kõrge või 2,30 kõrge, nii nagu seda telje soovib. Ja kui sinna nüüd soojustust panna, siis kui panna villa, siis see võtab oluliselt rohkem ruumi laest ära kui näiteks vahupõhised isolatsioonimaterjalid, mille siis soojustamise omadused on paremad, aga horisontaalne paigaldus tähendab seda, et sellisel juhul, kui parkla korrusel peaks midagi juhtuma, siis see tuli levib väga intensiivselt ja kiiresti lae all. Põhimõtteliselt kogu see parkla, nii autod kui ka kõik, mis seal on, saab üsna kiirelt kahjustatud. Ja seetõttu on tegelikult ka meil normidesse välja toodud, et need horisontaalsed pinnad, samamoodi käib nende alla käivad näiteks igasugused kangialused, trepikodade lõppväljapääsud, kui nad on siis veel mingisuguses sellises koridoris, nagu et siis nende ümbrus peaks olema ka mittepõleva soojustusega või vähemalt lahendatud niimoodi, et see soojustus ei saaks süttida mõistliku aja jooksul. Ja sama on ka siis nendel parkimiskorrustel. Ehk siis see põhimõte seal peaks kasutama siis A-klassi soojustusmaterjale jällegi. Nüüd, kuna tõesti see iga sentimeeter loeb tihti, siis olen kohanud praktikas selliseid lahendusi, kus on kasutatud näiteks parklate soojustamisel esimesed 10 sentimeetrit on paigaldatud piirsoojustus, mille peal on siis 5-10 sentimeetrit mineraalvilla, mis siis tagab selle, et see esimene süttimine ja kuumus ei puutu kokku põleva soojustusega. Mis on siin oluline, on see, et see vill, mis pannakse selle põleva soojustuse peale, selle paigaldus peaks olema suhteliselt sarnane siis paigaldusele, millega kaitstakse, kui näiteks kaitstakse villaga kandekonstruktsioone. Tavaliselt siis sellisel juhul kasutatakse metallist seibe, millega siis see vill ankurdatakse lakke kinni. Miks ta peaks sarnane olema, sest kui seal on näiteks plastiktüüblitega see villaplaadid lakke pandud, siis kuumusega, kui see plastik ära sulab, siis ta üsna kiirelt võivad need villaplaadid laest alla kukkuda ja jällegi see põlev soojustus on siis avatud temperatuurile. Täna üks selline oluline murekoht Päästeametile ja päästele üldse päästjatele on siis elektriautod ja elektriautode laadimine, elektriautode tulekahjud, milles see mure seisneb, et need liitiumioon akud, mis autodel on, neid sisuliselt veega ei kustuta
neid saab hoida kustutusjoaga nii-öelda lokaalsena, et nad ei leviks parklas, aga põhimõtteliselt ainukene võimalus elektriautot siis kustutada, kui akud on süttinud, on see auto sealt keldrist või parklast kuidagi kätte saada. Ta tõmmatakse, siis vintsitakse konteinerisse ja see konteiner täidetakse veega ja seal nii kaua ta põleb, kui need akud siis ära põlevad. Sest seal nagu kustutusvesi ei katkesta põlemisprotsessi, kuna selle põlemise käigus tekib hapnikku ja nad põlevad edasi. Ja nüüd, kui selline olukord on siis siin parklas, kus on ka kasutatud näiteks põlevat soojustust, siis need päästetööd võivad kesta päris kaua ja see põlemine on päris intensiivne. Nii et elektriautode laadimisaladel ma kindlasti soovitaks kasutada puhtalt villapõhiseid lahendusi. Ja seal siis mingi ohutuse, seda ei ole täna kuskil reguleeritud, aga ma arvan, et see on aja küsimus võib-olla, aga kui on võimalik teha valikuid, siis nendes alades ma kindlasti soovitaks mitte kompromisse teha. Muudel juhtudel siis võib-olla läbimõeldud ja kaalutletult saaks mingis osas siis võib-olla seda villakihti nagu teha õhemaks vahekihtidena, kus on siis näiteks piirsoojustus. Ehk siis märksõnad on soojustuse kapseldamine või kaitsekihtide lisamine. Tulnud küsimus vahepeal või kommentaar. Rotermannis hiljuti ehitatud maja, kus esimese korruse parklas maja teise korruse alt horisontaalsuunas oli vist PIR PS1D0 kattega kasutatud. See ilmselt ei ole okei. Veel kord, et ma ütleks siis niimoodi. Täna, kui ma räägin siis normidest, siis normid meil liigitavad põhimõtteliselt soojustuse kahte kategooriasse suures pildis. Mitte põlevad ja põlevad. Ja tegelikult siis parklate puhul eeldatakse mitte põlevat soojustust. Aga selle käsitluse kõige suurem miinus ja kõige suurem kannataja täna, mina ütleks, ongi just piirsoojustuse lahendused, sest piir tegelikult tules käitub üsna hästi. Aga siiski ta nagu, kui ma nüüd pean rääkima regulatsioonist, siis meil on see A2 pinnakiht, mida horisontaalsel soojustusel tahetakse saada. Et piirsoojustusel on see maksimaalne on klass B, ehk et ta nagu iseseisvalt ei põle, on siis see koos oma kaitsekihiga. Üldjuhul piiril on niimoodi, et see soojustuse sisu ise on E-klassist, ehk ta on täiesti põlev normi järgi. Või siis nende katse tulemuste järgi ja siis terviklahendus koos oma kattekihiga, nendel on siis peale pandud kattekiht, mis annab selle klassi B. Ütlen niimoodi, et see ei ole nagu väga hull lahendus ja väga halb lahendus, aga mina ise nagu ikkagi näeksin seda, et meil see kõige viimane kiht peaks olema ikkagi täitsa A-klassist, mis kaitseb seda soojustust, et selliselt ka on neid lahendatud. Küsimus veel siit koha pealt üks, et on hakanud silma mitmeid pirriteste, kus pannakse nii pirr kui vill siis katsestendidel põlema ja tegelikult pirri tules käitumine on oluliselt parem kui sellel siis villal, näiteks kivivillal, kus kivivill tihti peale jääb hõõguma või põleb läbinisti ära, samas pirr samas paksuses ainult hävineb poole võrra ja seejärel kustub, et kuidas sellesse suhtute? Et nagu ma ütlesin, tegelikult pirri on natuke ebaõiglaselt võib-olla tänaste normide kontekstis käsitletud piirsoojustust, aga me ei saa nagu selliselt ka päris üldistada, et selliseid näitlikustamisi tulemustega saab manipuleerida nagu, et tegelikult ikkagi, kui me räägime mineraalvilladest, siis meil on nagu mineraalvillad on ka, siis on nii-öelda soojustusvillad ja on nii-öelda tehnilised villad, eks, et ja need tehnilised villad on suurema mahukaaluga ja nad käituvad teistmoodi kui soojustusvillad oma nagu omaduste poolest, nii et ma saan nagu manipuleerida ka selliste näitlike katsetega, kui ma selliseid teen.
et teatud juhtudel tõepoolest see tulemus saab selline olla, nii nagu te ütlesite, et võib täiesti mingi villatüübi puhul, siis mineraalvillatüübi puhul täiesti, et ta kaotabki oma mahu, kaotabki oma kuju ja ta õõgub edasi, et see võib tõesti nii olla. Aga selline üldine nagu, kui me kasutame tehnilisi villasid, mis on suure mahu kaaluga üle 140 kilogrammi kuupmeetri kohta, siis nad ikkagi käituvad teistmoodi. Ja seda ma tõesti võin ka öelda, meil üks näide Väike-Maarjas oli, ma nüüd aastat enam ei mäleta, võib-olla 2017 või 18 oli üks tulekatse, kus Ristkiht puithoone siis katsetasime tema käitumist tulekahju käigus. Ja üks sein oli meil villaga tehtud, teine sein oli pirriga tehtud ja minu arust mõlemad seinad oli nagu lõpptulemus oli väga hea, mida oli nagu, kui vaadata, kuidas nad käitusid, et ei ütleks küll, et olulist vahet oleks olnud. Nii et see sõltub natuke ka tootest, kui selliseid võrdlevaid näitlikustavaid katseid tehakse, siis reeglina võetakse ühe tootegrupi parim lahendus ja teise tootegrupi kõige nõrgem lahendus, et see efekt nagu hästi välja tuua. Et siis see nagu natuke ebaaus võib olla see lõpptulemus. Aga jah, pirr on nagu päris heade näitajatega, et ta on seda väärt, et normides käsitleda teda natukene eraldi, mida täna ei tehta. Et see võiks küll nii olla, aga see eeldaks natukene laiapindsemat sellist koostööd, sest mingid riskid seal ikkagi on ja seda peaks nagu jälgima. Aga nüüd tulles tagasi võib-olla siis üks koht veel, kus põlevat soojaisolatsiooni ei tohiks kasutada, on siis enam kui 2-korruselised hooned, kus kasutatakse hoone välist evakuatsioonitreppi. Et meil tuleb ka järjest selliseid nagu soojamaa tüübis hooneid, kus oma korterist või oma toast välja tulles ma satungi nagu välisele rõdule, näiteks TalTechiga ühiselamu üks on selline, kui mööda sõita, et ta on nagu siuke Vahemere stiilis siukene lahendus, et kui siis meil on hoone välisperimeetris evakuatsiooniteed või evakuatsioonitrepid ja hoone on üle 2 korruse, et ka siis nende soojaisolatsiooni materjalide valikul ma peaks eelistama mittepõlevaid soojustusmaterjale selle trepi või selle evakuatsioonitee või väljumiste piires. Kuni 2-korruseliste hoonete puhul see ei ole piiratud ja miks ta ei ole piiratud on see, et kui juba esimesel korrusel aknast leek väljub, siis reeglina see leek on niivõrd kõrge, et ta katab ära ka teise korruse sõltumata sellest, mis on selle seina kattematerjal või soojustusmaterjal. Et ta nagu ei mõjuta tulekahju arengut oluliselt. Mis siis veel põleva soojustuse kasutamisest välisseintes? Et välisseintes üldjuhul on siis 2 sellist levinud lahendust. Varasemas praktikas kõige rohkem levinud on meil siis kivikonstruktsioonis sein, mille peale kantakse siis või paigaldatakse kas siis EPS või piirsoojustus. Ja mida siis peab teadma, et sellisel juhul tulelevik soojustuse sees tuleb katkestada ja seda siis A-klassi materjalidega jälle, et üldjuhul selle katkestuse siin pildi peal on nad siis sellise kollase tingmärgiga. See on nüüd võetud Päästeameti juhendmaterjalist, sealt samalt kodulehelt, mida ma ennem näitasin, seal on siis tuleohutusnõuete kokkuvõte näiteks, kus on siis ka need pildimaterjal võetud. Et ta siis reeglina on sellised 3 lahendust, kas tehakse horisontaalsed katkestused põleva soojustuse sees korruste lõikes, tehakse katkestused akente kohale või tehakse katkestused akente ümber. Mida tuleb tähelepanu, millele pöörata, on siis katkestused tuleb teha ka
võimalike avade ümber, mis välisseinas on, näiteks fresh klapid, mis tehakse, et ka nende ümber tuleks teha siis selle põlevaisolatsiooni katkestused. Ja see on selline põhitingimus kuni siis 22 meetri kõrguste hoonete puhul. Ja milliseid katkestusi nüüd akente ümber teha, seda siis ka see juhendmaterjal käsitleb, et kui on seda soovi vaadata, kui just on plaanis teha akente ümber katkestusi, siis kui kasutada selliseid lihtsalt horisontaalseid tõkkeid, siis seda peaks nüüd täpsustama sellest Päästeameti juhendist, siin on veel mõned lisatingimused akna paiknemise osas. Aga seda võib-olla siin ma väga ei käsitleks. Mis on meil oluline ka trepikoja aknalindi perimeeter või tuletõkke sektsioonide perimeetrist tuleks need katkestused teha vertikaalselt samuti. Ja siis hiljem loomulikult siis see tuleb katta krohvikihiga, mille minimaalne siis lõpptulemuse pinna tuletundlikkus on klass B jällegi. Siin on lihtsalt üks pilt iseloomustamaks seda, et mis siis selle krohvisüsteemiga võib juhtuda, kui ta jääb leegi kätte. Ja tegelikult see pilt on selles suhtes, ta on nagu hea näide, et siin on aknad, maja aknad on näha, et kuidas selle tuletõkkestina on töötanud isegi puitraam, mis on pandud akna ümber, et siin on, mulle tundub, et siin on nagu selle akna ümber ei ole mitte vill, vaid aken on siis kiviseinast toodud väljapoole ja ta on tehtud puitraamiga seda. Ja tegelikult see puitraam on samamoodi töötanud tuletõkkestina, et kui seda ei oleks, et kui see aken oleks muud moodi riputitega väljapoole toodud, siis tõenäoliselt selle tulekahju põlemisgaasid oleks jõudnud ka tubadesse. Kuidas siin nüüd see, mis nüüd tegelikkuses juhtus, kas jõudis või mitte, seda ma ei oska kommenteerida. See on nüüd lihtsalt üks pilt Päästeameti fotokogust, et tulekahju kohta. Kõrval on pilt siis sellest samast Väike-Maarja tulekatsest, millest ma ennem rääkisin, kus nii pirg kui ka vill käitusid siis fassaadil päris sarnaselt oma omadustelt, et see oli nagu siuke hea jutumärkides üllatus. Nii et, aga mida siis peab teadma, et üldiselt madalate hoonete puhul ei oma nagu tähtsust väga, kui tuleallikaks või süttimise allikaks on alumine korter, et siis ei ole väga suurt rolli ei mängi vähemalt algstaadiumis ja madalate hoonete puhul siis millised tuletõkestused hoonel on tehtud, vaid rolli mängib see, kui suur on aken ja milline on õhuvahetus läbi akna siis selle ruumiga, kus tulekahju on. Et kui tuleb põlemiseks piisavalt õhku peale ja kui leek on suur, siis ta läheb üle tuletõket ja läheb järgmisele korrusele ja läheb ka teinekord üle järgmisele korrusele. Kuni 2 korrust on see, mida siis see leek võib endas hõlmata. Ja selle tõttu siis ka ei ole neid tuletõkestite paigaldamise nõudeid madalatel hoonetel hoonefassaadile, kui meil on põlevfassaadikatte materjal, näiteks puit. Et siis tuletõkked lähevad alates 3. korrusest, on sellised, mis siis läbivad ka hoone fassaadi ja tõkestavad siis puitlaudise peal näiteks tulelevikut. Et see oleks võib-olla selline üldine ülevaade sellest, millised on meil siis need nõuded ja tingimused. Üks teema jäi mul käsitlemata, ma siiski tulen tagasi. Üks teema, millele ka viidati siin, seesama küsimus, mis ennem oli, et kui meil on kasutatud raudbetoon sandwichiga välisseinasid, kus siis 2 raudbetoonkihi vahel on soojustus, et ka sellisel juhul, kui seal kasutatakse põlevat soojustust, peab olema tulelevik soojustuse sisse ja soojustuse sees katkestatud. Mida see siis tähendab, et tegelikult ju see raudbetoon pakub kaitset nii korteri poolt kui ka väljast poolt,
aga tal on mõned nõrgad kohad, et need on näiteks akende, need kohad, kus on aknad, et reeglina see aknad pannakse meil ette vahuga ja see on siis üks nõrk, kust põhimõtteliselt saaks nagu tuli pugeda sinna soojustuse sisse. Ja teine selline nõrk koht on kõikvõimalike tehnosüsteemide läbiviigud välisseinast. Ja kõige tavalisem on kas siis fresh-klapid või mingi tuulutuslahendused, ventilatsiooniklapid ja nende läbiviik välisseinast. Ja seal siis samamoodi näiteks selle ventilatsioonitorul on kokkupuude soojustusega, kui ta läbib seina. Ja nüüd siis normide järgi meil peaks olema ka sellise raudbetoon sandwichi puhul olema tehtud tuletõkestused, näiteks siis akna ava ümber vähemalt 2 sentimeetri paksune villariba on siis see, mis peaks olema, kui muidu on tuletõkestusriba fassaadis epsikihtide vahel näiteks siis 20 sentimeetrit, siis selle raudbetoonkonstruktsiooni puhul ümber akna peaks olema vähemalt 2 sentimeetri paksune villariba, mis on siis vähemalt A2 klassi materjalist. Ja sama on siis nende ventilatsioonitorude läbiviikude juures soojustuse ja ventilatsioonitoru vahel. Ja see on nüüd juba sama regulatsioon üsna pikka aega olnud ja see on tehtud, ma arvan, ka perioodis, kui kasutati just peamiselt EPS-i soojustusena selles raudbetoonkonstruktsioonis. Ja jällegi, kui me nüüd tuleme tagasi pirri juurde, mis enamasti käitub pisut teistmoodi või oluliselt paremini, isegi ütleks siis niimoodi kui EPS tulekahju tingimustes ja kui selles raudbetoonkonstruktsioonis on kasutatud EPS-i, siis me teatud juhtudel oleme saanud kokkuleppele, et selle villa asemel on kasutatud muid alternatiivseid lahendusi. Et kui kujutada ette, siis üsna keerukas on minna läbi seina ventilatsioonitoruga, millel on vill ümber ja paigaldada sinna siis läbivalt nagu seinakonstruktsiooni läbivalt või siis seesama seal akente ümber see villakiht. Et teda on suhteliselt keerukas paigaldada. Pirri puhul me siis praktikas, see ei tule nüüd regulatsioonist, aga praktikas me oleme mõningatel juhtudel saanud kokkuleppele, siis ka pääste on olnud rahul sellega, et me oleme selle villa asendanud puiduga. Ja tegelikult see pilt ka siin räägib iseenda eest, et kui tegelikult selle villa asemel on seal siis 2 raudbetoonkihi vahel see puidust pruss, mis lihtsustab aknapaigaldust. Ja tegelikult samas oma paksusega ta ka hoiab ju tule levikut tagasi konstruktsiooni sisse, et siis ta tegelikult täidab seda tule tõkestamise eesmärki samamoodi. Nii et see on olnud üks siis lahenduskäik akende puhul ja pirriga soojustades siis teine moment, kus me oleme võib-olla sellise erikokkuleppe saanud, kui me oleme kasutanud ventilatsioonitoru paigaldamiseks läbi seina, isoleerinud selle toru siis, nüüd ma nimetan küll jälle konkreetse toote, aga ma palju muid tooteid ei tea, nagu mis samadele tingimustele vastaks, on siis see Armaflexi siis B-klassi isolatsioonimaterjal. Seda saab liimida siis selle ventilatsioonitoru ümber ja seda on siis oluliselt lihtsam nagu tihedalt läbi konstruktsiooni viia kui villakoorikut, et need on olnud sellised erisused, mis on just siis piirsoojustuse kasutamisel meil kokkulepetena olnud või tekkinud. Hea meelega vastaks veel võib-olla küsimustele või kuulaks nagu kommentaare, enne kui läheks päeva siis teise poole juurde. Et kui on mõtteid, mida soovite jagada või siis küsimusi, siis. Et kes tahab suuliselt küsida, siis võib näiteks käega märku anda ja me lülitame siit poolt siis mikrofoni sisse, aga võib alati kirjutada siia
chati aknasse siis. Üks küsimus on tulnud Aleksandrilt. Rait, kas üldiselt TP3 on ka ridaelamud ja paarismajad, mitte ainult elamud? Üldiselt küll, et TP3 puhul on siis üks piirang on kõrguse piirang, see on kuni 9 meetrit ja teine piirang on korruselisus, mis on siis kuni 2 korrust. Need on TP3-d. Ridaelamute puhul nüüd tuleb jälgida seda, et ridaelamutel siis reeglina on vertikaalne sein, üks vertikaalne sein, mis peab tõkestama tule levikut ühest boksist teise, selliselt nad siis, ja need peavad olema siis kuni, üldjuhul on nad siis kuni katuse katteni. Ridaelamute puhul on veel ka erisusi, mis on nii naljakas, kui see ka ei ole, need erisused tulenevad siis sellest, kuidas on kinnistu jagatud või mitte jagatud, et kui on igal boksil oma nii-öelda maatükk, et on eraldi, kuidas ma ütlen, katastriüksus, et siis vist on see õige nimi või? Et siis sellisel juhul reeglina tehakse vertikaalsed tuletõkke seinad, mis läbivad kõiki korruseid katuse katteni, iga siis boksi kaupa. Siis siin peab välgima nüüd seda, et need seinad, üldjuhul siis sinna ei sobi see põlev soojustus. Lisaks põleva soojustuse puhul, kui ta on seina konstruktsioonis, peab jälgima ka seda, et oleks külgsuunas see põlemise levik tõkestatud. Reeglina see tähendaks mingisugust väljaastet nagu sellest läbi põleva soojustuse nendel vaheseintel. Nii et kui see Aleksandri mõte oli sinna jõuda, siis jah, et ridaelamud saavad olla TP3 klassi hooned, kuid siin juba nad ei ole päris sellised hooned, kus me ei pea üldse tähelepanu pöörama soojustuse mõjule tule levikule. Et siin me peame juba nendega nagu, kuna on tegemist nagu siis tuletõkke sektsioonidega, siis me peame tagama selle, et vähemalt 30–60 minutit sõltuvalt siis hoonest, et peab see tulelevik olema tõkestatud ühest boksist teise. Kristo küsib, et kas tuletõkke isolatsiooni peab paigaldama ümber kogu venttoru või olla toru ülemine osa ilma isolatsioonita vastu lae konstruktsiooni, näiteks keldris? Nüüd ma proovin, et kas tuletõkke isolatsiooni peab paigaldama ümber kogu venttoru või võib olla toru ülemine osa ilma isolatsioonita vastu lae konstruktsiooni? Ma just mõtlen, et milline on see toru ülemine osa, et üldiselt ju ventilatsioonitorustik ongi lae all. Et ütleme niimoodi, et tavapäraselt ventilatsioonitorustik tuleohutuse vaatest tuleb isoleerida kahel juhul. Et ventilatsioonitorustik, ühel juhul see isolatsioon on selliselt, kui ventilatsioonitoru läbib ühte tuletõkke sektsiooni, aga ei teeninda seda. Ja siis on valik, et kas ma panen mõlemale poole tuletõkke sektsiooni piiridele tuletõkke klapid või siis ma selle toru isoleerin selles ulatuses, kus ta siis seda tuletõkke sektsiooni läbib. Keldris reeglina paigaldatakse tuletõkke klapp kas siis seinale, šahtiseinale või siis läbiviigu seinale. Ja sellele torule nagu üldjuhul ei ole isolatsiooni nõuet. Pööningul tavaliselt on selline olukord, kus reeglina torud tulevad läbi viimase korruse lae ja liiguvad pööningul ja seal nad liiguvad juba isoleerituna juba selle tõttu, et ei tekiks sinna niiskust või kastet sinna torustiku sisse, et nad ei hakkaks tilkuma. Ja siis juba paigaldatakse seda tuletõkke isolatsioonina, et lakke mitte paigaldada tuletõkke klappe või tuletõkkesteid, kui vahelagi on tuletõkke tarindiks. Ja nüüd, kui me pärast hakkame rääkima siis sellest soojustamisest teha selliste fassaadielementidega, et siis on üks ebatavaline moment veel, kus paigaldatakse tuletõkke klapp seinale. See on siis korterisse sisse kiviseinale, kui see ventilatsioonikanal liigub kiviseina peal välisõhus olevasse soojustuselementi, et siis on nagu ka seal
teatud tingimused ja tuletõkestuse nõue. Aga ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele või mitte. Üldjuhul keldris ei ole vajalik torustiku isoleerimine tuleohutuse vaatest. Ja see sõltub sellest, et kas ja kuidas siis tuletõkkeklappe on paigaldatud torustikule. Okei, no vajadusel saab siis küsimust täpsustada. Praegu on veel 2 küsimust. Kalmer küsib, mis tingimused peavad olema tagatud, kui sooviks paigaldada puitfassaadiga eramu terrassile välist akupanka? See on siis välistingimustesse. Korra ma tulen tagasi. Kõigepealt ma hakkan natuke kaugemalt. See on hea, et selle kohta küsiti. Kui vaadata seda sama Päästeameti kodulehte, ma teen nüüd selle reklaami siin. Siin on siis selline koht see taotleja kooskõlasta, siit valida juhendid projekteerijale. Ja siin tegelikult, kui see aken siit eest ära läheks, siis siin on selline juhendmaterjal, mis tekkis siia selle aasta alguses ja see käsitleb just akupankade tuleohutust. Ta ei põhine nagu õigusaktile, küll aga ta on Päästeameti soovitused ja juhendid. See käsitleb akupankade paigaldamist hoonesse sisse. Ma sellepärast sellele juhin tähelepanu, et sealt tulevad nagu uued tingimused, aga ta ei räägi nagu hoonest välja paigaldamisel akupanka. Akupanga paigaldamist hoonest välja. Tingimusi otseselt kuskilt täna ei tulene akupanga paigaldamiseks hoonest väljapoole, näiteks nagu terrassile siin toodi välja. Kui nüüd mõelda võib-olla selle ohutuse teemale, et siis ma ise võib-olla mõtleks, kui seda on vähegi võimalik hoonest eemale panna, ta võiks olla hoonest natuke eemal, mingi 4 meeter näiteks. Et see nagu läheks, kuna otsene regulatsioon puudub, siis ta kattuks natukene selle regulatsiooni põhimõtetega, see on siis põlematerjalide ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõudeid, mis käsitleb siis ka ohtlike ainete või põlevmaterjalide ladustamist hoone läheduses. See on küll ladustamine, aga see akupank, ma arvan, et sellega võiks nagu paralleele tuua. Ja siin soovitus on siis see 4 meetrit, eks selle määruse nagu paralleeli põhjal ma soovitaks mingi 4 meetrit hoonest eemale. Meil on olnud nendest akupankadest ka esimesed tulekahjud. Ma ei tea küll ühtegi tulekahju, mis oleks olnud korrektselt valitud toodetega, aga mul üks praegu, mis kohe tuleb, oli üks vana või siis nii-öelda ära kasutatud elektriauto akudest oli akupank tehtud hoonesse sisse, mis lõppes nagu kurvalt ehk siis tulekahjuga ja neid on väga raske nagu kustutada, et põhiline risk, mis nendel on liitiumioon akudel on see, et neid lihtsalt ei saa kustutatud. Et see on nagu põhiprobleem. Et sellepärast ma soovitaks, et kui ohutust silmas pidada, ma soovitaks ta hoonest eemale teha ja kui ei ole võimalik ja kui on soov sinna samma just terrassile panna, siis kindlasti te panete sinna ümber ka mingisuguse katte. Näiteks kas või kui seda teha näiteks sandwich-paneelidest, mis on villapaneelid, siis need on väga suure tulepüsivusega, väga pikaajalise tulepüsivusega. See võiks olla üks lahendus näiteks, mille peab ka mõtlema, et kui see akupank peaks süttima, nagu, et kui juhtub halvemat midagi, et siis seal tekib ka teatav ülerõhk, et siis see nagu saaks ohutussuunas nagu siis sellest ruumist, mis selle akupanga ümber tekitatakse nagu väljuda. Aga muid soovitusi ma anda ei oska, konkreetselt regulatsiooni välistingimustesse paigaldatavale akupangale meil ei ole täna. Küll aga on, kui see paigaldada siseruumidesse ja toon selle ka välja, et see nõuded hakkavad üsna väikestest akupankadest, see on 5 kilovatt-tundi, mis tegelikult ei olegi nagu mitte midagi akupanga mõistes. Nii, meil on 5 minutit kuni pausini. Praegu on siin veel 2 küsimust, ma võtan Jaanuse küsimuse ennem, kuna see on kas-küsimus. Kas tulenevalt EVS 812 peab katuse räästas alati olema tuletõkesti? Tegelikult see on nüüd see on kas-küsimus,
vastus on, et ei, alati ei pea. Aga nüüd see taust on natukene suurem, et ma püüan nüüd seda võimalikult lühidalt kokku võtta. Ma vaatan, kas võib-olla ma saan mõne iseloomustava pildi ka siia. Üks hetk. Ma vabandan, nüüd ma scrollin siin natukene. Nii, et siin on üks pilt ka nendest võimalikest tuletõkestustest, ja mida ma tahan öelda, kui meil on siis seesama kuni 2-korruselised hooned, ei ole see tuletõkest üldse teema. Kui meil on see pööningule, kui meil on enam kui 2-korruselised hooned ja kui need on puitfassaadiga, siis meil peaks olema siin tuletõkesti. Kui me nüüd hooneid rekonstrueerime või uusi hooneid ehitame. Kui on enam kui 2 korrust ja pööning on kasutusel. Kui meil on enam kui 2 korrust ja on pööning, siis me ei tee neid tuletõkestusi mitte räästasse, võime ka räästasse teha, aga siis me peame hakkama pööningut jagama sektsioonideks. Ja oluline on just see, et kui meil on pööning ka kasutuses, ehk et miks on vaja tõkestada tulelevikut katuse räästast ja kui meil on pööning kasutuses, on see, et päästjad ei pääse ligi sellele. Kui meil on pööningul ruum, siis allpool on tuba, kus vaatab vastu kipsplaat, kus vaatab veel midagi vastu, soojustuse kihid, ei saa ligi, kui tuli on läinud räästasse. Ja pealpoolt on kas siis plekkkatus või kivikatus või mis iganes ja jällegi ei pääse sinna ligi. Ja siis on tõesti see on nagu halb olukord, kui aknast väljuv leek saab läbi räästa kasti minna pööningule. Või mitte pööningule, vaid katuse tuulutuskoridori. Ja see on siis see, mida takistada. See on meil standarditesse, normidesse täna nagu sedasi umbmääraselt sisse kirjutatud, sellega ma olen nõus, natuke segane. Ja tegelikult ega täna seda nagu, ma julgen väita, et väga seda räästakasti tuletõkestust praktikas ei tehta erinevates hoonetes. Ja nüüd võib-olla veel üks moment sõltub ka natuke sellest räästast, et kui vaadata vanemaid kivimaju, mis on selliste uhkete karniisidega, siis teinekord kiviseina karniis nagu kasvab väljapoole ja katus tegelikult ongi selliselt lahendatud, et aknast väljuv leek ei saagi minna katuse tuulutusse, sest see karniis, mis siis seinast on nagu eenduv, suunab selle hoonest eemale. Et natukene peab vaatama ka selle seinakonstruktsiooni lahendus selle hoonel. Aga põhimõtteliselt jah, siis rohkem kui 2 korrust, kasutusel pööning, tuleks hakata mõtlema selle peale. Ja siis teine asi see, et kui ka on puitfassaad, eks. Ja nüüd, ütleme, siin on nagu neid momente veel, aga ütleme, et see ei ole nagu hästi reguleeritud valdkond täna. Praktikas paljugi tehakse ikkagi ilma selle tuletõkestuseta. Okei, kell on nüüd 11:30. Ma teeksin ettepaneku, et Aleksandri küsimuse me loeme siin pausi ajal läbi ja siis alustame selle küsimusega. Aga praegu läheks siis pooleks tunniks pausile.